Tere taas, teadushimulised raketisõbrad, kes te järjekordselt olete leidnud oma tee Rakett 69 veebisaadete juurde. Täna vaatame juubelisaate ülesannet ning selle jaoks on meil siin füüsikamagistrant Mats, kes osales Rakett 69 saates ka teisel hooajal ning lahendas just sedasama ülesannet ise ka. Mats, kas sa tead, mis on meie ülesanne? No ma saan aru, et meil on värvilised kastid ja me peame üles leidma, millises nendest kastidest on pomm. Vähemasti minu hooajal käis see niimoodi. Ja me otsime nimelt sedasama alumiiniumketast siin. Ja vahend, mida me selleks kasutame, on seesama magneet. Kas alumiinium on magneetuv metall? No viimati ei olnud. Võime kohe järgi katsetada. Ei jäänud nagu kinni? Ei jäänud kinni. Küll aga on siin kõrval siis rauastatiiv ja kui magnetit siia lähendada, tõmbab ta ennast sinna külge kinni. Aga mismoodi saab siis magnetiga tuvastada alumiiniumi olemasolu? No me saime teada, et pendliga. Ehk siis kui magnet liigub, siis ta tekitab muutuvat magnetvälja, olenevalt sellest, kus magneti asukoht on. Ja muutuv magnetväli tekitab muutuvat elektrivälja ja alumiiniumis elekter küll levib. Ja nüüd toimub ka vastupidine efekt, kus see muutuv elektriväli hakkab tekitama muutuvat magnetvälja ja see muutuv magnetväli mõjutab meie magnetit. Nii et kui seda magnetit siin peal kõigutada, siis ta jääb väga kiiresti seisma. Kui seda siin ees teha ja kasutades seda teadmist, me saame siit kastidest ka seda alumiiniumketta üles leida. Ja nüüd, kui me seda siia kastide kohale asetame ja pendlit käitame, siis alumiiniumkettaga kasti kohal pendel peaks seisma jääma. No praegu pigem käib edasi, nii et ma rohelise kasti välistaks. Võtame järgmise, oranž. Täpselt sama. Kollane. Endiselt mitte midagi. Sa kohe vaatad lähemalt, jah? Ja, tule vaata sa ka lähemalt. Nii, sinine. Ja jäi seisma. Noh, kindluse mõttes tasuks üle kontrollida ka punane. Ja ei, mitte midagi erinevat. Nii et kui mina oleksin ülesandes, siis ma ütleksin, et sinises kastis on meil seesama alumiiniumketas. Aga vaatame järgi. No vaatame järgi. Sinine kast. Alumiinium, ketas. Aga mis ülejäänud kastides on? Vaatame sinna sisse ka. No nii, roheline kast. Telliskivi. Punane kast. Telliskivi. Oranž kast. Endiselt telliskivi. Ja ka kollases kastis on telliskivi. Nii et kui te tulevikus peate kuskilt otsima alumiiniumit ja arvate, et magnet selle jaoks ei sobi, siis mõelge uuesti.